Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere head kuulajad, täna on eetris Pildiraadiona taas Vaba Sõna. Antti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed, räägivad teile selle nädala kuumadest poliitikasündmustest. Loodame, et Pildiraadio jätkub hiljem samuti, seekord oleme erandkorras Pildiraadiona. Aga millest siis tänases saates juttu? Kõigepealt räägime umbusaldusavaldusest minister Terrasele, siis tuleb juttu korruptsioonikomisjoni istungil kõlanud e-valimiste hallidest varjunditest ja lõpuks räägime sellest, kuidas ajakirjanike ajusid pestakse. Aga Evelin, sel nädalal oli ka üks huvitav episood, kui ajakirjandusest käis läbi, et Kaja Kallas olevat oma ülemuse Ursula von der Leyeni kohta öelnud ikka väga krõbedalt, nimelt olevat tituleerinud teda ühes eravestluses diktaatoriks. No kuule, kas sul on rohkem Ursulast kahju või Kaja Kallasest kahju? No ei ole kummagist kahju, kui aus olla ja minu meelest pada sõimab katelt ja tegelikult on kahju Euroopa Liidust, Eesti rahvast ja ka teistest liikmesriikidest, et meid juhivad nii käpardlikud, võiks öelda inimesed või poliitikud ja kusjuures ma ei ole ainukene, kes niimoodi arvab, et ka Austria Vabaduspartei Euroopa Parlamendi liikme Petra Stegeri arvates juhivadki Euroopa Liitu võimetud poliitikud, kes on oma kodumaalt välja saadetud. No aga võtame siis Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, kes läks siis nii-öelda karjääri tippu, aga kelle suurim saavutus Eestis oli Autorollo afäär, miljonite kantimise lugu. Panna see inimene Euroopa kontrollkotta, siis Kits Kärneriks, see on nagu klassikaline näide. Siis Andrus Ansip, tema oli nagu emeriitpoliitik, kes sai sooja koha. Ja neid näiteid ikka on väga palju. Ma olen ise seal Euroopa Parlamendi üritustel vahel käinud, näiteks Euroopa tuleviku konvendil, uskumatud seltskond on kokku aetud, et tohutud palgad peavad siis tagama selle, et nad on rahul oma sellise pikutamisega seal Euroopa Parlamendis. Kindlasti osad teevad sisulist tööd ka, kas või näiteks Le Peni erakonna grupp teeb väga tõsist tööd välispoliitika huvides, et ühendada konservatiivseid parteisid, aga seal on nagu päris segaseid inimesi ka koos. Ja, et ühe nime jätsid nimetamata meie eks-peaminister Respublikaan Juhan Parts, kes kodumaal nii-öelda Lihula mälestussamba kallale läks ja pärast häbi kandes Euroopasse häbenema läks. Tõesti läks häbenema, aga nüüd on jälle tagasi ja vaatame, mida toob uus periood tema karjäärile. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Aga räägime hoopis Jorg Aadniel Kiirest, vabandan, nimelt põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasest, kes siis esmaspäev oli Riigikogu ees umbusaldusavaldusega, millele siis oli alla kirjutanud EKRE, Keskerakond ja ka sotsiaaldemokraate oli käe alla pannud. Nii et see oli üks pikk vestlus temaga või pikk ülekuulamine, mis algas tegelikult eelmine neljapäev. Oleks pidanud algama, aga kuna meie Istanbuli konventsiooni teema võttis 4 tundi aega, siis lükkus see esmaspäeva. Aga räägi, kuidas sul see üldmulje oli minister Terrase esinemisest, et ma olen ülbemaid näinud, et näiteks kui Joller tuleb pulti, siis läheb kohe lahinguks, sest ta on nii nahaalne, ta on nii ülbe. Et mulle ikkagi mulje, et Terras kartis ja kõrvad olid tal aeg-ajalt päris lontis ja tal oli kõhe tunne ja siis kui Martin Helme kõnet pidas ja ütles, et kuulge teie Eesti 200 tegevused, ükskõik millele te käe külge panete, see muutub selleks, mida põllumajandusministeeriumi all on väga palju, maal on väga palju, et selle peale Terras puhkes naerma
elevus oli tal suur, pinge oli suur. Aga noh, kui Hendrik Johannes Terrase tegevus kokku võtta, siis minu meelest ta täpselt ei saa aru, mis on ministri ülesanne. Temale on võib-olla jäänud piltide pealt mulje, et minister käib, lõikab linte lahti, naeratab toredasti, aga et minister peab ka tööd tegema või milleski aru saama, see jääb tema jaoks kaugeks ja küsisin ka temalt, et kuidas siis peaksid need pensionärid liikuma hakkama, kellelt ta nüüd nõuab ja lastelt kaasa arvatud nõuab ta bussipiletite eest tasumist, et see pidi siis katma need bussiliinide kvaliteedi ja kõik looma aru saama, et kuhu keegi sõidab ja siis ta tõi mulle näite, et kui inimene saab 600 eurot pensioni, siis ta ei pea kohe bussipileti välja ostma, ei pea kuukaarti ostma, vaid maksab siis iga sõidu eest. Ja mulle jääbki nagu mulje, et see on see kohutav elukaugus, et ta ei saa aru, kuidas maal elu toimib. Maal ei ole sul ilmtingimata sooja bussi vaja, sul on vaja ainult ühes kohas teise saada ja pensionäridel on vaja liikuda, neil on ka ravimeid vaja, neil on ka makse vaja maksta kusjuures ja sinna juurde öelda, et noh, elage siis väga hästi ära või? Aga kuidas sa elad, eks ole, kui sul Tudus, mis on ka Vinni vallas, tahetakse viimast poodi kinni panna, et kus saavad need 100 pensionärid endale toidu osta? Nad peavadki ju siis kusagile sõitma, kõige otsem tee on Rakverre, mis on üle 30 kilomeetri kaugusel. Et see ei ole lihtne, et see ääremaa kaitsmine või ääremaal elu üleval hoidmine on ju ka regionaalministri ülesanne ja seal umbusaldusavaldusel öeldi ka, et kuulge, vaadake oma visiitkaarti, seal on kirjas, et te olete regionaalminister, te peate seisma selle eest, et proovige selgeks teha, mis on teie vastutusala, et see tema ebakompetentsus on lihtsalt karjuv, ja see ei väljendu ainult selles, et ta arvab, et metsjad poegivad mitu korda aastas. 3 korda vähemalt. 3 korda vähemalt, jah. Et no valdkond on tegelikult keeruline, põllumajandus on nõudlik valdkond, regionaalpoliitika on nõudlik valdkond. Tema valitsusperiood sattus ka sellesse aega, kui meil on Aafrika seakatk, eks ole, ja Aafrika sigade katk, väga raske aeg. Ja seal oleks vaja terminaatorit, tarka, võimekat ministrit, aga meil on Jorg Kiir, kes paneb rõhku tribulistele ülikondadele, uurikettidele, nendele kutsukestele ja kaua võib. Jaa, et see justkui käib tema kuvandi juurde, et tal on see uurikett ja tõesti nagu mingi filminäitleja ja ka see põllumeeste eest seismine, et on olnud juba järjest väga rasked aastad põllumeestele ja nüüd Euroopa Liit ka vähendab põllumeeste toetusi, seda enam, et Eesti on ju põllumajanduse toetuse poolest alla Euroopa Liidu keskmise. Meie põllumehed peavad vabaturu tingimustel konkureerima ülejäänud põllumeestega kogu Euroopa Liidu sees, kes siis saavad rohkem toetusi. Ja meil on ju teadagi mine kliima ja näen, et minister Terrasele see korda tegelikult ei lähe. No nad ongi nii öelda äärmusliberaalid. Nad ei häbene seda öelda, et nad tulid poliitikasse, et olla Reformierakonna abiratas. Nad ütlesid, et meie tuleme poliitikasse sellepärast, see oli vist Hussari sõna, et võimaldada Reformierakonnal teha mida vaja. Et paistab, et neile mõlemale meeldivad ka e-valimised ja said vunki juurde. Ja mis on tagajärg? See 1% partei siis teeb just kõige radikaalsemaid otsuseid. Pakosta toob mingisuguseid Rootsi retsidiviste Tartusse. Esimese poliitilise otsusena üldse parlamendis suure otsusena tühistasid nad siis normaalse abielu, võtsid ära peretoetused, et käib selline revolutsiooniliste madruste laamendamine. Valus on vaadata. No ega siis seal Pakosta ja Taro ja kõik see Eesti 200 punt ju ei ole parem, et ja
mida nad teevad? Nad ju toetavad kõik Reformierakonna valitsust, tegelikult on see Kristen Michali otsustada, millised on ministrid, tema ju vastutab ka Terrase tegude eest, tema vastutab ka Pakosta tegude eest ja ka Igor Taro tegude eest, et aga samas Michali puhul me ju näeme, võtame kas või see komejant, mis suvel toimus Tallinna linnavolikogus, et tema nagu ei saagi aru, et midagi veel kuskil toimub, et tema ei olegi seotud, tema pole kuulnud midagi ja paistab ka antud juhul, et Michalile ei lähe korda, mida Terras teeb. Aga põhiline on see, et Eesti 200 puhul on selge, et Eesti poliitiline kultuur on mudaliigas. Kui keegi nagu ei ütle, et 1% toetusega ei saa teha neid otsuseid, sul ei ole moraalset õigustust, sa oled oma valijatest täielikult ilma jäänud, oled rentslisse lükatud oma enda valijate poolt, siis ei saa teha neid otsuseid. Nad peaksid ise ütlema, et me ei saa teha radikaalseid otsuseid. Tegelikult õige vastus oleks see, et me oleme kaotanud usalduse, me astume valitsusest tagasi, läheme opositsiooni. Või läheme üldse parlamendist ära, sest nad said ju sinna Lehtme häältega paljuski. Ja see ongi poliitilise kultuuri probleem, et 1% parteil on kogu aeg pretensioon midagi teha ja nad valitsevad 4 aastat järjest. Et Eestis on suur probleem, et meil ei ole erakorraliste valimiste regulatsiooni nagu paljudes riikides. Meil on mõned sätted, aga neid on väga raske tarvitada. Ja ka põhiseaduse põhiautor Jüri Adams on tunnistanud, et see jäi läbi mõtlemata põhiseaduses. Ja nüüd ongi tagajärg, et 4 aastat valitseb sind läbi kukkunud, täielikult oma valijate silmis ka läbi kukkunud jõuk sõna otseses mõttes. Ja Martin Helme ütles tabavalt, et neil ei ole enam midagi kaotada, nüüd nad rüüstavad nii palju veel 1 aasta kui võimalik. Ja see kõik on kurb, see mõjub koomilisena, Henrik Johannes Terras mõjub koomilise Jorg-Daniel Kiirena, aga tema tegevusel on tagajärjed, valusad tagajärjed regionaalpoliitikale, põllumajandusele ja kokkuvõttes kogu see riigi uppi ajamine on nii kohutav. Mina vaatan hirmuga, kui jälle näed, et valitsuse poole pealt tuleb uus eelnõu, et mida nad jälle korraldavad, et tõesti on hirmus juba, et sest nad ei hoia ennast tagasi ja ma arvan, et me peaksime juba tegema ka teatud nimekirja, et me midagi jääks 2 silma vahele, kui EKRE saab valitsusse, et me hakkame neid jaburaid seadusi tühistama, kõiki neid seadusi, mis on Eesti inimeste elu halvaks teinud, mis on rikkunud meie majandust, mis on meie energiajulgeolekut, igasugust ka riigi julgeolekut rikkunud, et kõiki neid asju me pöörame tagasi, päriselt. See tuleb raske töö, see on üks suur Heraklese töö, mis meid ootab. Aga ma lisaksin Terrase juhtumi juurde veel Eesti Varude Keskuse, sest elanikkonna kaitse peaks olema riigis praegu prioriteet. Ja mis tuli välja Riigikontrolli aruandest, et Eesti Varude Keskus on omavoliliselt ümber otsustanud, palju tema inimesi peaks siis ära toitma kriisi ajal. Kui eesmärk oli valitsuse poolt seatud, et 30 päeva toidetakse kogu elanikkond ära, siis nemad on otsustanud või tähendab 14 päeva kogu elanikkond, nemad otsustasid, et nemad toidavad praeguse plaani järgi 10% elanikkonda 30 päeva. Et täielik segadus, et ametkond ise otsustab, mida ta teeb ja ütleb, et meil pole raha ja me ei saa ja mis Terrasesse puutub, siis iseenesesse Eesti Varude Keskus kuulub majandusministeeriumi alla, aga osa tegevusi on siis eriti toiduvarude koostamine on ju seotud regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga, nii et me küsisime Terraselt, et mis siis saab. No ta ütles tegelikult, et jah, jama on majas. Siis ma ütlesin, et aga kuulge, minge siis valitsusse, öelge oma sõna, tehke see asi korda. Nii ei saa, et toidata ainult 10% elanikkonnast kogu elanikkonna asemel, see on ju häbi. Ja toite on palju öelda, sest sinna varude hulka kuulub põhiliselt õli, jahu
ja teravili, et millest peab midagi tegema hakkama või nagu sa vaatad seda elu üksikul saarel, et sa istutad maha selle teravilja ja ootad, et elad kriisi üle, aga see tähendab ikkagi väga pikka kriisi, et ühes viljasaagist teise viljasaagist. Terras mainis just, et aga tootmist on vaja elus hoida ja tootmist on vaja elus hoida, aga sõbrad, kuidas saab toota, kui ei ole näiteks energiavarustust? Kui kõikides farmides on elekter maas, näiteks piimatootmisel, kui kõik on väljas, kui kõik on mängust väljas, siis sul ongi ainult need varud ja kui vaja, siis tuleb kas või kiviga jahvatada sul seda vilja, sest ükski asi ei tööta enam, et tegelikult on väga keeruline see elanikkonna kaitse, kui rakettidega energiavarustus on maha võetud, transpordid ei liigu, siis ongi katastroof õuel, et ma ütleksin, et 95% tööst elanikkonna kaitsel on minu meelest veel tegemata. Meid jälle ootab ees Heraklese töö, et päriselt see asi käima panna. No eks me hoiame praegust pöidlad pihus, et midagi ei juhtu, sest ega meil siin kindlat plaani ei ole ja ootame Riigikogu valimis. Vähemalt sireenid hakkasid käima lõpuks ja mingisugused tonnid vilja on, et nullis me ei ole, aga teekond saab olema väga-väga pikk kvaliteetse elanikkonna kaitseni, mis oleks võrreldav Soomega. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Sel esmaspäeval käisin ma asendusliikmena korruptsioonivastases erikomisjonis ja nimelt seal toimus parasjagu e-valimiste riskide analüüs, sest Tallinna Ülikooli teadlased olid detsembris avaldanud järjekordse puuduste nimekirja, kuidas on võimalik e-valimistega manipuleerida nii, et audiitor ei märka mitte midagi, häälte asendamisi. Selle tõttu korruptsioonivastane erikomisjon tahtis teemat arutada, aga see ei läinud nii lihtsalt, et hakkame kohe arutama. Aga küsimus ongi selles, et paljud inimesed, kes seda otseülekannet jälgisid, olid hämmingus, et mingil hetkel otseülekanne katkes, et mis seal tegelikult toimus teil? Tegelikult toimus see, et me istusime maha, olime valmis arutama. Tallinna Tehnikaülikooli ekspert Tarvo Treier istus laua ääres, tal oli ettekanne, aga kohal oli 3 opositsiooniliiget, Isamaast Sibul, EKRE-st Poolamets ja siis komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart ja siis oli 4 koalitsiooniliiget, kes hakkasid laamendama, verbaalselt laamendama ja ütlesid, et meil ei ole seda teemat vaja käsitleda, kuidas see seondub korruptsioonikomisjoniga. Meie vastuväited olid see, et see seondub ikka küll, sellepärast, et peab arvestama läbipaistvuse riske. Valimised on üks selline teema, et kui on risk, et seal manipuleeritakse, võltsitakse või ei ole asjad auditeeritavad, siis see on ikkagi vägagi korruptsioonikomisjoni teema. Ja oli selge, et nad tahavad meid maha hääletada ja jätta see e-valimiste temaatika komisjonist välja, mis näitab, et nad põrgulikult kardavad seda teemat. Igal võimalusel nad mätsiksid kinni, see on selgelt nende püha kraal. Ja ütlen kohe siis ära, et nad hääletasidki meid maha 4-3 vastu, sotsid olid ilmselt nendega kokku leppinud, neid igal juhul kohal ei olnud. Ehk siis selle peale ütles komisjoni esimees, et aga hästi, et me siis mitte formaalselt jätkame oma komisjoni istungiga ja tagajärg oligi see, et poole tunni pärast lülitati ka otseülekanne välja, keegi sealt ilmselt Hussari büroost andis käsu kätte, et seda ei tohi näidata. Ühesõnaga e-valimised kui püha kraal. Jääbki mulje, et püütakse midagi kinni mätsida, et varjata, et mõnes mõttes võiks ju just koalitsiooni huvi olla see, et nemad saaksid ka siis tõestada avalikkusele, et kõik on aus olnud, et e-valimised on ausad olnud, et nemad on ausalt valitud, aga selline tegevus, mida teeb selle Koitmäe, et tema ju püüab ka seda kõike varjata, nad ei taha uurida, nad ei taha avalikustada ja praegust on ju tegelikult meile appi
appi tulnud Tallinna Tehnikaülikooli teadlane Tarvo Treier ja enne seda veel härra Ago Samosson kirjutas juba 2025. aasta algul ju põhjaliku artikli, kus ta ütles otsesõnu välja, et selles etapis, kui kehtivaid hääli eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid. Kusjuures need ei pea pärinema üldse valimiskastist, vaid võivad olla juba eelnevalt valmis võltsitud avalikult saadavate andmete põhjal. Ja audiitoritele selle asenduse kontrolliks mingit tarkvara pole seni tehtud. Ja seda sama tõendas Tarvo Treier, ta tegi eksperimentaalseid toiminguid, ta oli tõlkinud nii-öelda masinkeelde ja selle arvutiprogrammi, selle valimiste tarkvara koodi. Ja tulemus oli see, et ta ütles, et osad tegevused leidis üles audiitorprogramm, aga osasid mitte. Oli võimalik täiesti jälgi jätmata asendada logisid, asendada siis hääli nii, et jälgi ei jää. Ja mis veelgi kummalisem lugu, et ta andis selle info valimiskomisjonile üle juba 2025. aasta juunis ehk enne kohaliku omavalitsuse valimisi. Ja nad ei teinud sellega praktiliselt mitte midagi, see info avalikustati alles üks päev detsembris pärast e-valimiste häälte hävitamist. Et nad oleks võinud seda infot kas või siseringis kasutada, sest see oli laialt teada nende siseringis, valimiskomisjonis, IT-ekspertide juures, mitte ühtegi jälgi ei oleks jäänud. Siinkohal tuleb ka tunnustada Märt Põderi, kodanikuaktivisti töö selle avalikustamisel ja ka temaga on ju olnud valimisteenistusel justkui kana kitkuda, et Arne Koitmäe ei ole tahtnud lasta teda toimingute juurde ja ma mäletan ise ka, et oli üks istung, avalik istung põhiseaduskomisjonis, kus siis arutati, et kuidas see auditeerimine toimub ja mina uurisin, et kuigi te teete neid pistelisi kontrolle, kus on tundlikud isiklikud andmed, et kuidas te käitute siis vaatlejatega, et kas te saadate nad ruumist välja või katate osa ekraanist, siis Arne Koitmäe koos oma nõunikuga ütlesid mulle, et nemad ei mäleta. Et no kuidas et ikkagi, et oli 2 aastat tagasi, et nemad enam ei mäleta. Aga ma küsisin, kas teil siis ei ole mingit protseduuri või mingit reeglid, et kuidas toimida sellistes juhtudes. Ei ole. Ja kusjuures Arne Koitmäe jäi ju varem ka vahele sellega, et ta valetas. Ta ütles, et ta tegi selle toimingu ja siis, kui paluti, et kus on see protokollitud või kus on need videosalvestused, siis on videosalvestused kustutatud, protokolle pole tehtud, mis kõik ju tegelikult näitab välja, kuivõrd kahtlane on see tegevus. Et minu meelest e-valimisi ei saa üldse usaldada, kui vaadata, kuidas nad käituvad nende ütleme, protseduuridega. Jah, aga need on lõputud detailid ja asjaolud, mis kuhjuvad. Kogu aeg vabandatakse midagi, ei, me ei osanud, me ei saanud, me ei teadnud, kogu aeg leitakse turvaauke. Aga sellist süsteemi ei olegi mingit õigustust üleval pidada. Esimene asi, see tuleks ära lõpetada, mitte lappida lekkivat sõela. See on mõttetu tegevus. Aga samas surve avaldamine meie poolt on siiski oluline, et kas või mingitki turvaaugud jälle kinni pandaks, sest me kunagi ei tea, et hüpoteesid on alati üleval ka selles osas, et näiteks võidi eelmisi valimisi võltsida. Ka muide Tarvo Treier kaalutles nende kummaliste häälte lisandumiste kummitushääled või? Et kus nad tulid, et neil on kõik tõsised kahtlused. TTÜ arvuti teaduste õppetooli teadlastel on kahtlused. Neil ei ole vähemalt tõendatud. Nende jaoks on oluline, teadlane peab tõendama seda, et ei ole võimalik võltsida, aga ta on tunnistanud, et jah, tema auditiprogrammide testimisel oli võimalik hääli täiesti jälge jätmata ära kaotada. Ja millele ta lõpuks jõudis, ma küsisin siis Tarvo Treierilt, et mis oleks siis teie plaan, mida saaks veel teha. Ta ütles, et igal erakonnal, huvirühmal peaks tema arvates olema võimalik oma
auditiprogrammiga pärast valimisi testida, kas tulevad vead välja või ei tule. Sest praegu on see audiitor praktiliselt ju üks inimene. Meil ei ole alternatiivset auditit, et see on üks selline kontrollimatu lõppude lõpuks üks, ütleme, kriitilise analüütiku poolt, näiteks erakond, kes tahab võtta seisukohta, kas ma usaldan neid valimisi või mitte. Me ei saa kontrollida, meile näidatakse mingit musta kasti, vaadake, siin on kast, seal sees jooksevad nullid ja ühed, ja olge õnnelikud. Selliseid valimisi ei tohi olemas olla. Ja tegelikult ju viitas nendele probleemidele, et ei ole võimalik korralikult auditeerida ju ka OSCE ja ODIHR-i raport. Ja ega ei ole ju midagi muutunud. Kuigi nad käisid, juhtisid tähelepanu, viige need parandused sisse, mina ei näe, et kuidagi oleks seal midagi paremaks muutunud. Ja ongi väga suur kahtlus, et valimisi võltsitakse, sest nad ei ole tõendanud vastupidist. Ja aga peabki olema umbusklik. Valimised ei ole selline asi, kus ma olen usklik. Valimiste puhul, kui demokraatia alusinstrumendi puhul peab olema mõistlik skeptitsism üleval ja mõistlik skeptitsism eeldabki seda, et me ei ole mingi diktatuur, kus siis peab uskuma, et mingisugune Haile Mengisse, mingi Aafrika diktaator ütles uskuge. Me ei pea uskuma, me tahame tõendeid, et kõik oleks aus. Ja ka me oleme nagu mingisugune Venezuela, kus meil ei ole tõendeid, meil ei ole kinnitusi, meil ei ole pädevat järelevalvet, mida me saaksime uskuda. Et siin me oleme, aga võitleme edasi, ega meil teist varianti ei ole. Paraku on Eestis ilmselt kõige madalam usaldus valimiste vastu Euroopas, sest üle 40% inimesi ei usalda e-valimisi Eestis. Nii on. Vestlussaade Vaba sõna. Vaata lisa uueduudised.ee. Aga me läheme veel ühe päevateema juurde, milleks on planeeritud suurejooneline ajakirjanike ajupesu. Kas ajakirjanikud on veel vähe ajupestud, et hommikust õhtuni Delfid ja teised kütavad meile üles globalistlikke sõnumeid, valetavad näkku, tegevad propagandat, sõltumatust ajakirjanikudusest ollakse valgusaastate kaugusel, isegi maksumaksja raha eest tegutsev ERR tegeleb queer-propagandaga, laste ostupropagandaga, võtab ametist kohe maha ERR-i nõukogu esimehe, kui see vasakäärmuslaste seisukohtadega ideaalselt kokku ei lähe. No võtta ajakirjandusvabadus missugune. Ja me avastasime, et Kultuuriministeerium on kuulutanud välja riigihanke esiteks selleks, et koolitada ajakirjanikke, et nad räägiksid lõimumisest, rändest, ütleme ühe sõnaga immigratsioonist positiivselt ja selleks siis on ette nähtud 315 000 eurot, millest 75% katab Euroopa Liit ja ülejäänud 15% Eesti maksumaksja. Aga see ei ole veel kõik. Kultuuriministeerium on välja kuulutanud ka hanke, et teha sotsiaalkampaaniat rände teemal ja minu meelest, kui me kuuleme, et millised probleemid on sellega, et ei ole raha, ei ole võimalik kultuuritöötajatele korralikku palka maksta ja seda enam, et Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus on kultuuri rahastamist aastast aastasse vähendanud ja tunduvalt. Nüüd tehakse kampaaniaid ja selle ajupesu projektiga saaks mitut maakooli üleval pidada. Mäletad siis Läänemaa kool nõudis ainult, nende ellu jäämiseks oli vahepeal vaja ainult mõnikümmend 000 eurot. Aga siin pannakse mitusada 000 magama, lihtsalt ajupesuks sõidutatakse kuskile propagandaüritustele kooki sööma. No ma toon välja, et seal on siis hanki kirjelduses kirjas, et see on see sotsiaalmeedia kampaania, et toetada Eesti elanike arusaama kohanemisest ja lõimumisest kui pikaajalisest protsessist, tuua esile Eesti ühiskonna kultuuriline mitmekesisus ja erinev
rändetaust ja tugevdada elanike positiivseid hoiakuid lõimumise ja kohanemise suhtes. Kapo aastaraamatus on kirjas, et see plahvatuslikult kasvav moslemi kogukond on meile ohtlik. Me peame nüüd siis hakkama kampaania korras neisse positiivselt suhtuma ja olema siis meeldivalt nagu naeratavad, kui näiteks purjus ütleme tütarlaps või napsune tütarlaps viiakse Ali poolt Bolti taksoga koju ja tüdruk vägistatakse, et me peame siis positiivselt suhtuma. Ma toon ühe näite. Vaata, kui üks agressiivne homoseksuaal Jüri Nael, siis tantsupedagoog, hakkas õpetama meie näitlejaid teatriakadeemias. Mis tagajärg oli? Nad ikkagi õpetasid kohe nii ära, et hakkasid kväärietendused tulema üksteisi järel, siis nad viskasid selle etenduse draamateatri lavale, draamateatrist visati ette veesse, finaal oli see, et loobiti beebimulaaže vastu põrandat, mõnitati emadust kõikide vahenditega, et see oli ka nii-öelda toetus, sellele anti muide kultuurkapitali toetust, et tehke üks jäle satanistlik etendus, lagastage, laamendage. Nii lihtne on Eestit manipuleerida, see mulle hirmu nahka. Ja see ei ole midagi uut. Tead, miljoneid ja miljoneid on kantitud Euroopa Liidu kaudu igasuguseid lõimumis- ja rändepropaganda rahasid. Näiteks, meil on siis kolmandate riikide elanike lõimumise programm olnud, siis antakse ajalehtedes lihtsalt lugude kirjutamiseks raha ja siis tulidki üle 2 lehe lood, suvaline mingisugune arvatavasti mitte maksev tegelane kuskilt etnilisest restoranist Eestis, mingi leemekuldi liigutaja, hea, et oli näo ära pesnud, tast tehti üle 2 lehe lugu. Et meie Riigikogu liikmetest, rahvasaadikutest, mingitest suurtest kultuuritegelastest tehakse ka harvemini lugusid kui suvalistest mingi etnilise restorani leemekulbi liigutajatest. Ülistamine, rände ülistamine, islami ülistamine, tundub, et see on Euroopa Liidu üks tähtsamaid asju, massiimmigratsiooni õhutamine. Juba selle pärast tuleb minust Euroopa Liidule lihtsalt ei öelda. Te olete islami invasiooni instrument. Aga see ka, et meid justkui ostetakse ära, et näete, Euroopa Liit annab raha, et kulutage ja samas ka maksumaksja peab sinna nii-öelda omaosaluse juurde panema. Ja mida siis selle riigihanke tulemusena siis Kultuuriministeerium ootab? Ta ootab, et pakutakse siis kohalikele ajakirjanikele koolitusi, mentorlust ja õppereise lõimumise ja rände teemade käsitlemiseks. Ma nüüd mõtlen, et kuhu see õppereis läheb, Londonisse või kuhugi Stockholmi ääre linna, kus... Tähendab Euroopa Liidu, kuidas Euroopa Liidu meelseks tuuniti? Ikkagi õppereis Brüsselisse, tulge, vaadake, kui tähtsad inimesed. Vaatamisel Brüsselis toimub, põleb jälle mingi meeleavaldus seal tänavatel on, et kuidas saab sellesse positiivselt suhtuda, aga ma ei tea, kui palju raha saad, siis hakkab meeldima. Paljud Eesti ajakirjanikud ongi oma meelsust muutnud viimase 20 aasta jooksul nende ajupesukursuste tulemusel. Nad tahavad oma rahastajatele meeldida iga hinna eest, kes neile kooki ja torti suu toppis, sellele tuleb meeldida. Et Eesti see ajakirjanike kogukond on nii väike, et pese 10 ajakirjaniku aju ära ja juba on su meediaruum manipuleeritud. Just, et kõik on nad ju nii liberaalid, et kui veel vähegi olla saavad ja aegalt ma imestan, et miks nad ajakirjanikud on. Nad on ju tegelikult poliitikud, neil on oma maailmavaade, neil on oma propaganda, omad sõnumid, omad lemmikud. Neil on omad kanalid. Et näiteks Hans Šašluige kanalid kõik tegelevad vasakäärmusliku propagandaga. Delfi, Maaleht, isegi Maaelu on vasakäärmuslikuks lalinaks muudetud, eks. Õhtuleht, kes seal istuvad arvamustoimetustes, siis perekond, selline Parised, üks on Õhtulehe arvamustoimetaja, teine Delfis ja tuletan meelde, et Kristel Parise üks suuremaid loosungeid, mis mulle meelde jäänud, oli see, et tema ootab Tallinnasse mošeed, kus imaam igal hommikul kutsuks palvusele. Sellised segased inimesed, kes tsenseerivad meid alati, nad ei taha meid oma kanalites näha. Nähtavasti saavad neist õppejõud, sest Kultuuriministeerium plaanib koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga
tuua samad teemad ajakirjandustudengitele valikainetena õppekavadesse, mille raames siis käsitletakse lõimumisteemade tasakaalustatud kajastamist ja stereotüüpide vältimist. Ma saan aru, et stereotüüp on see, et kui sa näed pimedas mingit moslemit, siis jookse naistele. Ja ma tean, et nii mitmedki Eesti inimesed on Rootsis Soomest tagasi kolinud just selle tõttu, et nad ei julge õhtul välja minna enam ja nad leiavad, et nende turvalisus ei ole tagatud. Aga mina ütlen, et õppereis tuleks teha Molenbeeki, kohe Euroopa Parlamendi lähistel olevasse linnaossa, kus naljalt inimesed ei julge käia, sest ma olen ise näinud ühte lugu, kui Kanal 2 seal käis ühe kange lõimijaga. Kaamera löödi puruks, inimestele hüpati jalgadega selga. See oli siis, ja siis selle peale üks vesiste silmadega LGTB aktivist ütles, et Junel on siin paha olla ja siis virutati talle ka jalaga selga. Et sellised toredad inimesed. Et see on see karm reaalsus, et need getotüüpi linnaosad, seal kehtib oma kord, seal sinna ei tohi valged inimesed kohalikud oma nägu näidata, aga mina pakun riigi raha kokkuhoiu huvides. Tulge minu juurde tasuta koolitusele, tulge minu Riigikogu töövarjuks, kallid ajakirjanikud, ma räägin teile tasuta, mis siis olukord on rändega, kuidas igale poole kerkivad getod, kuidas Soomes on kõrisid läbi lõigatud lapsevankriga naisel keset tänavat, et ma räägin teile, et äkki siis lõpetate valetamise. Ma mõtlen veel, et kuidas see nagu kokku läheb Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 45-ga, mis ütleb, et meil on sõnavabadus, meil on meediavabadus ja nüüd siis hakatakse neid mudima selles suunas, et mis on õige, mis on tasakaalustatud. Mulle meenutab see nõukaajal olid need partorgid, kes käisid inimeste seal töökollektiivides, olid lausa palgal ja siis rääkisid neile sellest õitsvast kommunismist ja marksismist ja... Oot, Riigikogu aseesimees on ka üks endine partorg, mille üle sa imestad? Härra Kivimägi, seltsimees Kivimägi õieti, nagu tema õige kutsung peaks olema. Et seltsimees Kivimägi, siis ta peaks kohe reageerima, et kas mind kutsuti? Jah, võtta need seltsimehed. Sofoosi partorg. Need seltsimehed nähtavasti igatsevad tagasi seda aega, kus nemad said öelda, et milline on õige mõtlemine, kuidas tuleb mõelda, kuidas sa pead suhtuma ja me näeme, mis tegelikult Rootsis ka toimub, et enam ei pannagi vangi neid vägistajaid, vaid öeldakse, et see on selle vägistaja kultuuri osa ja vägistamine toimus lühikest aega, et kannatanu ei peagi sellepärast hüvitust saama või võtame kas või Pihlakodu näite kõrvale. Kus öeldi, et nad olid dementsed, et nad ei saanudki aru, mida me siin võtame kedagi vastutusele. Et see on selline suhtumine praegu. Praegu Rootsi vangide toomine Tartusse hakkab kiirendatud tempoga käima, et minu meelest jällegi võiks tasuta anda neile hoopis seal võimaluse veeta paar päeva koos Rootsi retsidega mingisugune. Ma ei ütle, et koos kambris, sest nad ei pruugi seda eluga välja tulla, aga mingis osakonnas või ringi liikuda, et siis nad äkki saavad targemaks. Aga võimalik, et see Kultuuriministeeriumi hange on Rootsi vangidega seotud, et ajakirjanikud peavad nüüd hakkama lõimumisest rääkima seoses Rootsi vangidega ja positiivsest suhtumisest seoses Rootsi vangide ja teiste immigrantidega, sest Rootsi vangidel ju tulevad sõbrad ja sugulased ka ju kaasa nähtavasti, et oma lähedasega kontakti hoida, et ju nad siis need programmid toetavad teineteist, sest igal asjal on ju mõte, et niisama ju raha ei laotatama. Igal juhul, head inimesed, olge tähelepanelikud, kui teie ajusid jälle pesema tullakse. Muide, meie sõnavabaduse kaitseks on mõeldud ka meie saade, mille nimi on Vaba sõna. Me teame, et Riigikogus on taas menetluses vihakõne seadus, mille ülesanne on vaigistada rahvuskonservatiive, vaba sõna immigratsiooni osas, vaba sõna globalistide, pühade, kraalide, nende uskumuste osas. Nii et räägime seni, kuni veel võimalik, kuni meid pole ära keelatud. Kasutage võimalust, kuulake ikka Vaba sõna. Kohtumiseni. Ja hoidke pilk peal, kui see Kultuuriministeeriumi hange siis lõpule jõuab ja need ajakirjanikud lähevad sinna koolitustele, siis hoidke pilk peal, et ärge neid ajakirjanikke küll uskuge.
see ei tasu ära kindlasti, aga tänan vaatamast. Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval Uutes uudistes.